ei ole üldse põdemist väärt. Ta on nii hirmus. Korraks proovimas ühte elektriautot. Mulle väga meeldivad need. Mõlemad õhtud läksid väga pikale. Ma loodan, et ma olen fookuses. Täiesti suvaliselt otsustasin seda vlogi alustada. Ei olnud üldse plaanis mingit vlogimispäeva teha. Aga ma ei tea, vahepeal on lihtsalt jutlustamise tuju. Ja siis mul on hea vlogikaamera kätte võtta. Aga täna on neljapäev. 13. august. Kohe on juba august poole peal. Ja mu esimene töönädal peale puhkust on käimas. Ja arvake ära, kuhu ma praegu lähen. Ma alles eelmises vlogis ütlesin, et mulle ei meeldi üritustel käia. Ja ma lähen jälle üritusele. Aga seekord on põhimõtteliselt minu töö sinna üritusele minna. Ma ei oska seletada. Ühesõnaga, see on nagu meie korraldatud üritus influkatele. Aga minu roll selles ürituskorralduses on nagu selles suhtes väga väike, et ma lihtsalt saatsin kutsed laiali ja ma ei ole nagu ise midagi organiseerinud. Ja kuna mina need kutsed laiali saatsin, siis kõik ilmselt, ma arvan, eeldavad, et ma olen ise ka seal kohal, et võib-olla oleks imelik, kui mind ei ole. Aga jah, ühesõnaga, ma lähen täna jälle influkate üritusele ja seekord ma tean, kes meil sinna tulevad. Ma arvan, on väga tore punt inimesi koos ja me teeme jälle trenni, sellepärast ma olen pusaga ja ma olen täiesti sellest dresscode'ist väljas, sest algselt ma ei arvanud, et ma lähen ja meie dresscode on põhimõtteliselt roosa. Mul ei ole mitte ühtegi roosat trenni asja, nii et ma panin lihtsalt jälle mustad püksid, pusa ja that's it. Aga jah, ma ei tea üldse, ma olen terve päev olnud ärevuses ja lihtsalt ma ei tea, kuidas see läheb aastatega hullemaks minu meelest, et see sotsiaalne ärevus ma nagu tean inimesi nagu seekord ja kõik on väga toredad või nii palju, kui ma neid isiklikult tean ja ikkagi mul on nagu terve päev olnud selline sabin sees, et ma ei suuda mitte midagi teha, et väga-väga hull. Aga me saame hakkama ja teeme selle väikse trenni ära ja teeme selle ürituse ära ja siis ongi see tänane päev läbi, sest kell on 5 juba, meie üritus hakkab kell 6. Aga jah, mul on nii palju, ma räägin, kui mul on jutlustamistuju, siis see jutt lihtsalt ei lõppe ja siis mul on väga raske teha lühikesemaid vloge. Isegi kui ma mitte midagi näitles, ma võin lihtsalt jäppida ja see on nagu haigus reaalselt. Nii et läheme üritusele ja ma räägin teiega pärast. Tagasi autos ja üritus on läbi. Ei, seekord oli küll nagu väga positiivne kogemus ja nagu, ma ei tea, täna oli täielikult see, et sa põed millegi pärast ja siis see tegelikult ei ole üldse põdemist väärt ja sa lähed nagu palju ägedamate emotsioonidega. Oi, mingi naine tuli mu kõrvale, kus ta mahub siit läbi. Igatahes mega hea trenn oli, see oli nagu veits nagu raskem, kui ma arvasin võib-olla, sest jah, siuke parajalt võhmakas, aga mulle isiklikult väga meeldivad sellised trennid, kus sa pead ikka päris nagu pingutama ja see oli äge ja kõik olid nii ilusti dresscode'is, väga äge siuke roosa vibe oli ja mul on väga hea meel, et see läks hästi ja nii tore oli õues trenni teha, see on nagu tuletas mulle meelde vanu aega, kus ma ise tegin ka rohkem õues trenni ja ma kunagi tegin ka õues hiidtrenne ja nagu see on täiega vibe. Mulle nagu andis mingi siukse mõtte pähe, et miks ma ei võiks neid teha ise ka. Et muidu ma praegu olen nagu keskendunud jooksmisele õues, aga tegelikult õues nagu mingid, ma ei tea, hiidtrenni ja oma keharaskusega või mingi, ma ei tea, kummiga trenne teha ülihea mõte nagu. Nii et vaatame, äkki jõuab veel suvel veel mingi õuetrenni teha. Ma sain endale kaasa ühe mega suure õhupalli, sest
midagi oli vaja nende suhupallidega teha ja väga nunnu tootekoti, saime matid kõik võtta, aga ma näitan neid võib-olla homme, sest praegu kell on 8, ma hakkan koju sõitma, pikk tee on ees. Ma siis proovin ära need batoonid, ma ei ole kordagi proovin neid ja ma tean, et neid kiidetakse ja mul on väga suur batoonide fänn, sest mul on vaja kogu aeg süüa. Nii et jah, tšükke mõnus snäkk ja issand lihtsalt nii positiivne vibe jäi mulle. Ja nagu jah, ei tasu alati üle mõelda, mida mul on kindlasti väga lihtne öelda endale, aga raske teha. Mega huvitav. See on nagu siuke kaerabatoon, kaera küpsise vaibiga. Igatahes ma sõidan nüüd koju, toon ma mingid pakid ära ja see ongi kõik tänaseks. Tere hommikust! Ma olen full meigis, kell on mingi 10 hommikul ja ma lihtsalt pidin hommikul filmima, et ma tegin endale meigi ära ja täna on natukene siuke ringi jooksmise päev, sest praegu ma pean minema Markole järgi, sest ta viis oma tööauto kleepimisse ja kuna me ei ela enam linnas, siis erinevate kohtade vahel ringi liikumine pole nii lihtne, kui sul ei ole autot. Nii et ma toon ta koju ja siis mingi hetk ma pean siis teise auto, enda auto viima hooldusesse. Aga jah, alustame siis sellest, et ma lähen praegu talle järgi, õnneks ei ole kaugel. Et mingi 10 minutit, käin ära ja siis alustame seda päevakest, aga vaadake, kui nunnu kampsun. Ma mingi lambist leidsin selle About You seilist ja ma nagu suve alguses juba mõtlesin, et võiks olla mingi siuke tore värviline lofakas kampsun ja see oli reaalselt mingi 11 € seilis. See on nii nunnu ja see on L suuruses, nii et hea, et ma ei võtnud mingit tavalist suurust, sest kui see oleks veel väiksem, siis ei oleks enam üldse see vibe. Aga jah, sobib ideaalselt valgete lühgadega. Ja nagu ikka mu New Balance'i tossud, mida ma veel tahtsin öelda. Me magasime täna nii kaua. Ma magasin peaaegu 9 tundi, sest Markol on täna selline päev, et ta on nagu kodune. Ja tema töös siukseid päevi pigem on väga harva. Ja siis kuidagi mõtlesime, et me ei hakka enne 8 üles ärkama. Eelmine reede oli mul 2 seda koera liblikat või mis iganes see liblikas on toas. Ja jälle reedel millegipärast otsustas üks tuppa tulla. Ta on nagu, ta on tavaline liblikas, aga minu meelest ta on nii hirmus, sest ta on nii suur. Ja kass on täiesti freaked out, kui see liblikas siin ringi lendab. Nii et ma proovin ta kuidagi õue suunata. Aga nad on nii nagu lollid, et ta isegi ei saa aru, et see uks on lahti. Nagu lihtsalt mine ja lenda õue. Ei, tal on vaja mööda seda kardinat tiirutada. Ja ma pean teda vist natuke rohkem aitama. Läks välja. Täielik maaelu, et putukad on toas. Kell on nüüd juba 6. Vahepeal ma käisin autoga või tõin auto hooldusest ära. Kõik oli korras, oli mingi palju õnne, meil ei mitte ühtegi viga, nagu parandas lihtsalt need või nagu vahetas välja need asjad, mida ikka hoolduses vahetatakse. Ja ma ei mäleta, millal meil viimati nii väike arve oli hooldusest, et kõik on nagu korras. Mega tore, aga me tegelikult oleme mõelnud uue auto ostu peale. Ja see on nagu nii suur otsus ja ilmselgelt me ei ole suutnud seda otsust veel
teha, sest meie autoga, nagu näha, kõik on korras, see on nagu ülimugav auto, ma armastan seda autot. Ja jälle see liblikas, come on. Õnneks ta ei tulnud sisse. Aga jah, ma nagu väga armastan seda autot ja sellega on nii hea sõita, aga lihtsalt ta ikkagi on juba päris vana. See on 2014 aasta auto ja lihtsalt miks nii raske on seda otsust teha, sest me ei ole aastaid maksnud mingit liisingut. Auto kulud on olnud lihtsalt kütus ja kõik siis need mingid hooldusteemad. Aga jah, sükest jälle see liblikas. Miks te siia tuppa tahate tulla? Ma ei taha teid siia tuppa. Ma ei saa aru, mis värk on. Ta reaalselt nagu pressib siia tuppa. Väga weird, ma ei tea, mis nende liblikatel on. Aga et pole sellist nagu kulutust praegu, aga samas ma mõtlen, et nagu praegu tundub selles mõttes palju mõistlikum osta see auto ära, et nagu kunagi mingi aeg, kui meil on laps, siis ma arvan veel nagu need kulutused niikuinii veel suuremad ja siis nagu selle kõrvalt mingit auto ostu mõelda tundub minu meelest veel raskem. Nii et ma ei tea, mis me teeme. Me käisime eelmine nädalavahetus korraks proovimas ühte elektriautot ja meile nii meeldis see, nii et me oleme siin natukene vaadanud ringi, aga praegu pole veel midagi otsustatud ja eks ma olen teid kursis selle teemaga, aga jah, see nagu tahaks, aga nagu jah, suur otsus. Nii, mul sai aku tühjaks, ma ei mäleta, mis ma viimati rääkisin, aga tahtsin tegelikult avada paar asja. Ma tellisin endale 3 paari teksapükse H&M-is, sest ma tundsin, et sügis on kohe lähedal ja mul ei ole ühtegi paari nagu tumedaid teksasid. Mul on ainult need ühed heledad laiad Kessi omad, millega ma põhimõtteliselt kogu aeg käin, kui ma teksad panen ja tahtsin täiega siuksed tumedama värviga. Väga tore, et aina rohkem ikkagi üritatakse kile vältida. Ei ole päris tavalise kile sees, ühed on ainult. Aga jah, need on mis ainukesed, mis ma võtsin 38 suurused ja teised ma võtsin 36, sest ma ei tea praegu üldse, mis mu püksi suurus on. Esimesed kõik on nagu mingid laia lõikega. Ütleme nii, et ma juba kardan, et see 36 on liiga väike, sest see on 38 ja need nagu on vist õige suurusega. Väga mugavad. Ei tea, kui kaugel ma pean olema. Aga jaa, need on tõesti mugavad püksid ja jällegi mul on vaja selliseid, millega on mugav kontoris istuda. Ja need eelmised teksad, mis ma ostsin kallid, mingid Levise teksad. Ja ma ei ole neid kandnud nagu üldse. Ma ei tea, kuidas ma sellel hetkel tundsin, et need on mugavad, aga need ei ole üldse mugavad nagu kontoris käimiseks ja üldse istumiseks. Ja siis what's the point? Nii et need, ma tunnen, et nendega ma võin vabalt ringi liikuda ja kõike teha. Tagant on natuke see selja pealt hoiab, aga samas see ei ole üldse nagu mingi mega suur vahe. Nii et mulle väga meeldivad need. Ma vaatan peeglis ka. Nii ma olen üsna kindel, et see on nagu potentsiaalselt see, mis ma endale jätan. Sest jah, kõiki ma ei plaani niikuinii endale jätta. Lihtsalt üks paar, mis kõige paremini sobib. Aga nüüd vaatame, mis nendest teistest saab. Ma alguses nagu mõtlesin, et tahaks proovida low waist asju. Aga ei ole nagu üldse nii lihtne leida low waist nagu laiased teksasid. Meeldib see värv rohkem. Aga need on väiksemad. Need on straight high waist. Püksid ei lähe mulle jalga. Need lihtsalt ei tule ülesse poole. Nii et sellega siis nii. Aga ma tunnen ka, et see materjal on siuke kangem, et ta ei veni niimoodi nagu need püksid. Et sellele on kriips peal. Võtame siis need viimased. Need on ka wide high waist ja siuke ilma kulutuseta täiesti lihtsalt tumesinised. Ma sain need jalga.
muidu mulle väga meeldib see värv ja lõige. Ja jah, mulle meeldib see, et siin ei ole üldse nagu kulutust, vaid lihtsalt ongi siuke tumesinine. Aga nüüd ma peaks proovima 38 suurust. Sest this is tight. Nagu, jah. Need on ikka jah õige suurus ja ikka kõige mugavamad. See viimane paar, mis ma proovisin, tundus ka siuke kangem. Et ei olnud sellisest venivast materjalist, nii et ma arvan, et ma jätan need teksad endale. Ma arvan, et sügiseks ikkagi mõnus, et on natuke tumedam sinine ja võib-olla mul on üks hetk aega, et käia H&M-is koha peal. Kuigi minust koha peal neil ei ole kunagi nii hea see teksa valik ja üldse sealt midagi üles leida on natuke raske. Aga ma tunnen, et need on täitsa hea leid. Ja need ei olnud üldse mingid mega kallid ka, aga minul nagu alati teksad püsivad väga kaua, vahet pole, kas nad on odavad või kallid. Nii et ma arvan, need on ikkagi väga hea investeering. Ja need on tõesti nii mugavad, et ma võiks nendega edasi chillida. Aga ma ei teagi, kas ma teen oma söögi ära, sest ma tegelikult mõtlesin, ma teen täna mati peal trenni kodus, kuna issa ma ei olegi teile näidanud neid eilseid asju. Mul on kõik siin laiali. Siis me saime sellise roosa mati ja see on mega pehme matt, nii et siin tundub täitsa mõnus trenni teha. Siis saime kõik kaasa need kummid, millega me trenni tegime ja muidugi lumene tooted. Mul tegelikult on see kreem olemas ja ma kasutan seda põhimõtteliselt iga õhtu, aga seda mul ei ole, nii et see on väga põnev. Aga jah, ma mõtlesin, et kuna mul oli täna kavas tegelikult jõusaali päev, aga enamus asju ma saan nagu kodus ära teha, siis ma arvan, et ma teen seda lihtsalt täna õhtul, kuna ma olen niikuinii üksinda, Marko on kuskil tööritusel, siis hea võimalus lihtsalt üks kodune trenn täna õhtul teha. Aga ma arvan, et ma võib-olla midagi snäkin, siis teen trenni ära ja siis teen süüa, sest nagu päris peale õhtusööki, ma arvan, siis on see energia juba läinud. Väga mõnus tund aega trennikest. Mul jalad jumala läbi. Nagu sääred. Sääred veel eriti. Aga ma käin nüüd ruttu pesus ja siis teen õhtusööki ja siis vaatan mingit sarja. Lihtsalt olen päris hilja peale jääb see õhtusöök, aga ma ei tea, ma kuidagi tundsin, et mul ei ole täna kuskile kiiret. Ja ma ei tunne üldse mingit stressi, et ma pean hakkama alles süüa tegema, sest kuidagi, ma ei tea, väga mõnus, ma panin oma mingi mitme aasta taguse Drum and Bassi playlisti peale. Ma tundsin, et ma oleks nagu mitu aastat tagasi läinud ajas, siis kui ma tegin ka vahepeal kodus trenne kogu aeg, siis ma kuulasin rohkem nagu siukest muusikat, aga see on ikka vahepeal nii mõnus muusika, nagu tekitab hoopis teistsuguse tunde. Tere tulemast pühapäeva. Eile jäi vahele vlogimisest, sest ma ei tea, ma olin nii väsinud terve päev. Ma läksin eile, või tähendab, oota. Reede õhtul mu kell näitas, et ma jäin mingi enne 2 magama. Ja ei olnud kõige pikem see uni. Ja siis me kuidagi mõlemad eile tundsime, et meil on nii väsinud ja raske olla. Ma väga palju lihtsalt istusin terrassi peal ja siuke väga
rahulik päev oli ja õhtul läksime siis Rakverre Sadu ja Nublu kontserdile. Ja siis me jõudsime eile ka mingi 1:30 koju. Ja täna mu kell näitas, et ma magasin vähem kui 6 tundi. Nii et ma ei tea, selline nädalavahetus, et mõlemad õhtud läksid väga pikale ja vähem magada saanud. Aga täna ma palju parem olla kui eile. Panin samad riided täna selga, mis mul eile olid, sest ma ei teinud pilti ja siis see ei loe. Et sul olid eile samad riided. Aga jah, vaatame, mis pühapäev toob. Tahaks sauna minna ja juba siukest relaximisaega, aga enne teeme mõned toimetused. Ja eile oli nii soe ilm ja täna siis tuul ja mingi tundub rohkem nagu sügisvaib. Mis ma eile veel tegin? Ma värvisin oma kulmud ära. Ma ei olnud oma kulme värvinud nagu alates sellest hetkest, kui ma esimest korda läksin püsikulme tegema, ehk siis nagu mitu kuud. Ja nagu ma ei julgenud värvida neid enne seda hooldust, aga tegelikult ütles, et nagu vabalt võib värvida, kui need on ära panenud. Ja nüüd ma siis värvisin ära. Ja väga rahul sellega, et mul ei ole nagu mitte ühtegi kulmutoodet praegu peal. Täiesti lihtsalt nii-öelda loomulikud kulmud, siin ei ole mitte midagi loomulikku. Aga jah, ma ei pea nagu mitte midagi oma kulmudele peale panema, kui nad on ära värvitud. Ma värvisin ka ripsmed ära, nii et ainuke koht, mis siin nagu kulmudes on, ma isegi on siin on üks väike auk, sest mul on tekkinud mingi sünnimärk sinna ja siin on lihtsalt see püsimeik nii hästi peale ei jäänud. Aga vaatame, kuidas nüüd veel need paar nädalat lähevad ja siis ma lähen uuesti hooldusesse, vaatame üle. Kuigi ma ise ütleks, et kui ta jääbki sellise tumedusega ja ta ei kulu nagu väga palju, siis see minu jaoks on täitsa sobib. Ja jah, tore, et see teine kord nagu läks palju paremini, et nüüd ma tõesti tunnen, et mul on kulmud ja ma ei pea nagu ise mitte midagi tegema. Ehk siis jah, see oli väga väärt seda ettevõtmist. Need käised või kätised, mis iganes on need rahvale ja veel Adidas omad, need läheb ainult teiste asjadega kokku. Selle peale ma ei mõelnudki. Terve päev on läbi. Peaaegu. Ma ei tea, kell on mingi 3:30 midagi siukest. Me viisime Taara ära, käisime söömas Laulasmaal, käisime toidupoes ja siin me oleme. Panin kõik asjad ilusti kappi, ma ei saa üldse aru, kas vist riskin sellega, et ma lähen teen oma jooksu ja jalutustiiru ära, sest ma olen nagu see nädal ühe korra teinud ja ma ei taha nagu, ma tahaks see nädal lihtsalt natuke rohkem proovida ja see tundub mõnus. Niikuinii läheb päris kiiresti, mingi pool tundi. Ja me käisime Sportlandis lihtsalt niisama brausimas. Marko ostis endale uued need vansid, mis ta juba aastaid kannab ja vahetab lihtsalt kogu aeg uute vastu. Ja ma nägin täiesti juhuslikult, me olime juba välja minemas neid käiseid. Vaatasin, et need olid -40%-ga ja ainult 18 € maksid. Ja need on nii ägedad, ma olen nagu pikalt mõelnud, et ma tahaks endale selliseid käiseid. Või no siis, kui ma rohkem jooksin, siis ma mõtlesin, et minu kevadise Riia poolmaratoni outfiti juures oleks raudselt on mingid need käised ja ma isegi võtsisin neid. Aga siis nüüd ma täiesti juhuslikult leidsin sellised Adidase omad. Et see on väike lisamotivatsioon, et ma praegu läheksin õue, sest jah, megatuul on täna ja enne siin sadas vihma, nii et loodame, et ma ei jää vihma kätte, ma panen jooksutossud jalga, võtan klapid ja teeme väikse kiire proovimise, jooksu proovimise. We're back! Ma juba võtsin oma käised ära, aga ma võin täiesti kiita neid. Minu meelest oli mega mugav nendega joosta. Ja nagu hea oli see, et kuna suht tuuline oli, siis nad ikkagi võtsid seda tuult kinni. Samas nagu keha sai õhku, et ei hakanud liiga palav.
et jah, täpselt siukse ilma jaoks ma arvan on okei. Võib-olla soojema ilmaga ei paneks, sest tegelikult mul hakkas reegelt palav ikkagi kokkuvõttes. Aga jah, ma arvan, kuna sügis tuleb ja kohe võib-olla ei taha full pikkasid riided selga panna, siis need käisid on päris hea lahendus. Ja üleüldiselt läks täna paremini kui reedel või mis iga, ei, neljapäeval käisin või? Mäleta? Ei, jah, neljapäeval. Siis oli kuidagi palju raskem ja nagu valusam oli jalgadel, sest võib-olla nagu sellepärast, et pikk paus oli jälle. Aga nüüd, kui 2 päeva oli vahet, siis nagu esimese lõigu ajal oli vist kõige rohkem tunda säärtes seda imelikku tunnet, et ma ei saa nagu siiamaani öelda, et see on ära läinud. Aga läks paremaks, et lõpus oli juba täitsa okei osta ja väga mõnus tiir, pool tundi olingi täpselt. Nüüd ma hakkan tegema hommikuks neid kodujuustuga peegleid, et oleks nädala sees hommikul võtta ja varsti lähme sauna, Marko pani juba grilli tööle, et teeme seda mõnusat suitsust lõhe täna. Nii et väga mõnus pühapäeva õhtu siit edasi. Seda jälle ja lõpetan vlogi mingi mitu päeva hiljem. Sorry selle eest, lihtsalt olen mina. Aga suur aitäh, et vaatasid seda vlogi. Loodan, et oli tore. Minu viimane kulmu update teile praegusel hetkel, sest praegu on juba ka mitu päeva möödas. Ja ma olen nagu mega rahul. Ma tunnen, et see lihtsalt on nii palju juurde andnud, et mul on mingid kulmud kogu aeg peas ja ripsmed, kui nad on värvitud, nagu keemiliselt. Pean lihtsalt ise meelde tuletama endale, et tihedamini upkeepida seda. Aga ma loodan, et kõigil on väga tore augustikuu. Nüüd see hakkab juba lõppema. Täna on tegelikult 20. august, nii et kui see läheb siin varsti üles, ma loodan, et kõigil oli mega tore vaba päev või pikk nädalavahetus, kuidas iganes keegi tegi. Aga jaa, suur aitäh, et vaatasid ja näeme järgmises videos, mis ilmselt on nagu viimane suve vlog. Oh my god. Nii et näeme varsti. Tšau!